Ühendkuningriik tuleb tagasi, sest Tommy Robinsoni United Kingdomi Marsi osavõtt oli tõesti enneolematu. Ja Keir Starmer võib olla täiesti väljas, sest britid kogunesid tegelikult selleks, et näidata maailmale, mida nad tegelikult arvavad oma linna ülevõtmisest. Tuletan teile meelde, nende riik tuletan kõigile meelde, et Inglismaa kohta on praegu mõned huvitavad faktid, mida peaksite teadma ja mõned neist on lausa jahmatavad. Näiteks see väike fakt, mille Elon Musk siin postitas, riigid, kus arreteeritakse kõige rohkem inimesi interneti kommentaaride eest. Ühendkuningriik. Ja selgub, et inimestel on tõesti mõõt täis saanud. Vaatame nüüd seda täiesti uskumatut sündmust, mis aset leidis. See mees kirjutas, ma ei ole poliitikaekspert, aga tundub, et tavalised britid tahavad oma riiki tagasi. Kas te mäletate, kui vastuoluline see asi oli, sest Keir Starmer põhimõtteliselt keelas nii paljudel inimestel tulla. Ta ütles umbes nii, ei vabandust, teie olete meie ühiskonnale ohtlikud. Kuigi ta pole suutnud aru saada, et tegelik probleem on islamistid, kes üritavad võimu haarata, pole vahet. Selle tõttu oli osalejaid veelgi rohkem. Ja kuulge, milline Inglise väärtuste pidu. Midagi tõeliselt imetlusväärset. Ja nagu ma teile ütlesin, inimeste silmad avanevad. Ma mõtlen, vaadake seda korraks. Kuigi mulle see graafik eriti ei meeldi, sest ma ei armasta, kui väikesed lapsed karjuvad roppusi, peame meeles pidama, et inimesed saavad aru, et midagi selles pole õige. Midagi selles ülevõtmises pole õige ja me vaikime iga päev. See on kuradi. See on alles vaatepilt. Proovisin näotuvastust teha ja need inimesed blokeerida või nad arreteerida. See ei lõpe sinu jaoks hästi. Siin on Tommy Robinson teel Marsile. Me tegelikult ei suuda ette kujutada, mis tunne see peab olema, eks. Sa sõidad autoga liikumise nimel, mille pärast sind on korduvalt ähvardatud. Sinu elu on mitu korda ohus olnud. Sa pidid riigist lahkuma. Ja siin on tuhanded inimesed, kes on kokku tulnud, et ühendada kuningriik sinu nägemuse järgi. Tommy Robinson postitab. Kõigepealt nad ignoreerivad sind, siis nad naeravad su üle, siis nad võitlevad sinu vastu, siis sa võidad. Ma mõtlen, jah. Tundub, et Tommy Robinson on tõesti võitmas, sest ta räägib nende inimeste eest, kellel on lihtsalt kõigest küllalt saanud. Küllalt oma valitsusest, küllalt ülevõtmisest, küllalt massilisest sisserändest ja küllalt sellest, et nad ei saa midagi öelda. Sest just nii nad ütlesidki midagi. Mõned nädalad tagasi tulid nad välja ja hääletasid tööparteile vastu. Aga nüüd on nad sõna otseses mõttes tänavatel, öeldes, me oleme siin oma lippudega, me teame, millesse me usume, me teame, mida me toetame, me ei tagane. Ja loomulikult oli islami vastu olemine sellest suur osa. Ma mõtlen, vaata seda protestilt. Milline imeline hetk naistele seal, kes ütlevad lihtsalt, et aitab. Nagu nüüd on kõik, me peame täielikult olema islami äärmusluse vastu ja täielikult naiste õiguste poolt. Ja lihtsalt ei ole enam mingit vahepealset, ei saagi olla, sest enam pole mingit keskkohta. Need inimesed tahavad meilt kõik ära võtta. Nüüd Daily Wire, ei mitte Daily Wire, vaid Daily Mail, ma arvan, avaldas täna hommikul uudise, et Keir Starmer mõtles tegelikult tagasi astuda. Ja ma arvan, et me kõik võime öelda, et on juba aeg. Ma mõtlen, et hea, et ta läheb, aitab küll. Muide, seda episoodi toetab Kaltsi, nii et kindlasti laadi alla Kaltsi rakendus ja kasuta Meira kaad, et saada $10, kui kaupled $10 eest Kaltsi. Kaltsi.
pane oma raha oma ennustuse taha. Ja neile, kes veel ei tea, mis on kalki, siis see on põhimõtteliselt suurim ennustuste turg Ameerika Ühendriikides. See on nagu ennustuste börs. Ja mida nad siin teevad, on see, et nad näitavad sulle, mida inimesed tegelikult päriselt arvavad. Ja ma arvan, et kui me seda paar päeva tagasi vaatasime, oli seis üsna võrdne. Nüüd tundub üsna tõenäoline, et see mees lähebki, mis jällegi, ma pean ütlema, ei saa täielikult omistada Tommy Robinsonile, mitte Tony Robinsonile, aga see liikumine on olnud tohutu muutus, andes inimestele selle võimaluse ja hääle öelda ausalt, et pöörame selle ümber. Meil on lihtsalt tõesti kõrini saanud. Vaatame, mis Tommy teeb. See on Tommy, keda ümbritseb turvameeskond. Vaatame. Ma lihtsalt ausalt, milline tähistamine tema jaoks. Ma ei suuda ette kujutada. Ausalt öeldes oli päev, mil Tommy Robinson hakkas mind Twitteris jälgima. Ilmselt üks mu elu kõige põnevamaid päevi. Me oleme marsil, me liigume Trafalgari väljaku poole. Rahvas liigub, aga sellest ei piisa. Parlamendi väljak on juba täis. Rahva hulk ulatus siit kuni Sensation Paradigmini. See on miilide kaugusel. Miles, see on suurim sündmus Briti ajaloos. See on hetk, pöördepunkt Suurbritannia jaoks. Sõnum juhtidele. William on võitluseks valmis. Tule üles, me oleme ärkvel. Me ei kavatse taanduda, me tahame oma riiki tagasi. See ongi tõeline juhtimine. Ausalt öeldes on see ainulaadne. Midagi sellist ei näe me enam eriti tihti. See inimene, Inevitable West, on kirjutanud. Eliiti hakkab tabama paanika. Alustatud ei saa enam peatada. Ma mõtlen, See on hullumeelne, täiesti hullumeelne. vaata, kui palju inimesi kohale tuli. Tegelikult toimub tohutu ja suur muutus, sest üha rohkem ja rohkem inimesi saab aru, et meid on õpetatud viisakad olema, meid on kästud vait olla, meid on kästud see asi lihtsalt omaks võtta. Aga kuhu iganes me vaatame, asi läheb aina hullemaks ja hullemaks ja hullemaks. Ja meie valitsus väidab, et seisab meie õiguste eest, aga tegelikult ei tee seda. Huvitaval kombel kardavad paljud inimesed seda rahva hulka, sest nad arvavad, et tegu on äärmus parempoolsete ekstremistidega. Aga praegusel hetkel, ja ma olen kindel, et mõned neist ongi paremäärmuslased, ja kuigi sellest, mida ma olen lugenud ja aru saanud, oli see täiesti rahumeelne marss, ei tehtud seal midagi vägivaldset. Võin eksida, aga ma uurisin seda üsna põhjalikult. Mida inimesed ei mõista, on see, et äärmus parempoolsete ekstremistide silti kasutati inimeste hirmutamiseks, sest kõik kardavad paremäärmuslasi. See teeb sind närviliseks. Sa kujutad ette Ku Klux Klani, sa kujutad ette neid suuri inimesi, kes on ülimalt rassistlikud. Ja ma ei ütle, et paljud neist inimestest ei oleks rassistid. Olen kindel, et paljud neist ongi. Siiski oli see geniaalne, tõeliselt geniaalne vasakpoolsete sildistamistaktika. Täiesti geniaalne öelda, nemad on kõik probleemsed. Nad on kõik äärmuslikud parempoolsed. Ja kuigi enamik neist ütles, ma lihtsalt tahan oma lippu lehvitada, tead, lihtsalt selline lihtne asi, ma lihtsalt tahan oma lippu lehvitada. Miks see nii hull on? See toob tõesti tagasi hulga Ühendkuningriigi väärtusi. Nii et siin on inimesi, kes võtavad sõna. Tuletan meelde, et Inglismaa oli ajalooliselt kristlik maa, kuid sellest on saanud islamistlik, mitte enam kristlik riik. Sellest on saanud islamistlik riik ja inimesed on kartnud heisata Union Jacki. Oleme vaadanud nii palju erinevaid videoid, kus inimestele öeldakse, et see lipp on kohutav, see on ohtlik lipp, see on probleemne, eks? Muide, siin on ilmselgelt Keir Starmer lihtsalt kõige piinlikum mees maa peal. Kõige piinlikum mees maa peal, kes sellele reageerib. Homme toimub marss Londonis tuletab meile meelde, millega me oma väärtuste eest võitlemisel silmitsi seisame. Korraldajad, kelle hulgas on ka süüdi mõistetud jõhkardeid ja rassiste, õhutavad vihkamist ja lõhestumist. Lihtne ja selge. Nende eesmärk on veenda inimesi, et Suurbritannia probleemid on põhjustatud nende kõrval elavatest inimestest. Aga see ei ole see Suurbritannia, mida mina tunnen. See on riik, mis on üles ehitatud väärikusele, õiglusele ja lugupidamisele. Riik, mis on oma parimas vormis siis, kui erinevad taustal inimesed tulevad ühise eesmärgi nimel kokku. See on meie riik, kus enamus jagab neid väärtusi. Enamus, kes ei pruugi alati olla kõige häälekam, kuid peab alati määratlema, kes me oleme. Seega minu valitsus ei takista rahumeelseid proteste. Aga me tegutseme otsustavalt vihkamise vastu. Rakendame seadust täie rangusega, kui see vihkamine avaldub vägivallana. Ja me keelame Ühendkuningriiki sisenemise neil, kes püüavad seda õhutada, nagu oleme juba teinud.
sest see riik kuulub meile kõigile. ja ma ei talu kedagi, kes püüab sellele vastu seista. õige, igatahes jah. jah, ma ei usu seda. Ma ei usu seda kiastama. See tuleb sõna otseses mõttes välja. Väidetavalt on valmis tagasi astuma. See tüüp on täielik sitatükk. Higine, paks ja kole, nagu üks olla saab. Ja ta lihtsalt istub seal ja räägib, et nad tahavad meid veenda, et meie riigi on üle võtnud laste seksuaalse ärakasutamise jõugud. Me kõik tahaksime mitmekesisust. Kedagi ei häiri mitmekesisus. See pole probleem, kui teised inimesed, kes soovivad mitmekesisust, tulevad kokku. See pole probleem, Keir Starmer. Ja on viimane aeg, et keegi selle sinu väikesele ajule ära seletaks, kui sul on raske aru saada. Asi on selles, et inimesed tahavad olla oma väärtuste üle uhked ja tuua siia neid, kes jagavad samu väärtusi. Arvestades, et see islamistlik, maniakaalne ja raevukas ülevõtmine, mis toimub, ei ole just eriti kooskõlas kristlike väärtustega. Ja sina oled otsustanud rünnata neid inimesi, kes on nende väärtustega kooskõlas. Mulle tundub, et sa võid selle koha pealt natuke eksida. Igatahes, selleks ajaks, kui ma selle video üles laen, võid sa juba ametist lahkunud olla. Loodetavasti oleks see kõigile hea. Vaatame, mis saab. Ja tubli töö, Tommy Robinson. Tubli töö Suurbritannia eest võitlemisel. Suurbritannia hakkas juba langema, aga võib-olla on nüüd võimalus, et see ei kuku täiesti kokku. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.